Gert, palju õnne sulle, õnnestus eelmise aasta Tihemetsa Eesti meistrivõistluste tulemust korrata. Sa võitsid MX Open klassi etapi. Tundub, et see Tihemetsa etapp sobib sulle? Jah, eelmine aasta oli täitsa hea päev, et olid kõik ühed, aga täna nii hästi ei läinud, aga viimane sõit, kui rada oli juba natukene rohkem mehisem ja töisem, siis mulle sobis paremini, käed ei läinud paksuks ja suutsin seda nagu tempot hoida. No teil juba esimeses sõidus oli tegelikult Jörgen Mattiasega pusimist. Jaa, et esimene sõit siis ma sain ka paar ringi juhatada, aga Jörgen oli natukene parem ja mul oli vähe raskusi selle raja peal ja rütmi kaotasin sõidu keskel. Aga teine sõit sain ka nagu ees minema ja mul oli tunne oli väga hea, ma kuulsin, Jörgen oli sabas, aga mul olid mõned kiired kohad, tal olid kiired kohad, et publikul oli kindlasti vaatemänguline, et see ratas käis andmine kuni finišilipuni, et vahe vist oli pool sekundit lõpus. Väga palju on täna kiidetud ka rada. Kuidas sulle täna Tihemetsa raja ettevalmistus meeldis? Väga hästi, et kogu Tihemetsa motoklubi teeb alati head tööd, rada on siin super. Ma arvan, et minu jaoks Eesti üks parimaid, kogu see kompleks. Ja selles mõttes ka, et ilmataat õnnistas meid selle vihmaga. Mulle alati Eestis meeldib, seepärast, et ta alati on rajada alakastetud siin, siis nüüd see vihm tegi selle raja nagu soonde ja auku ja erinevad liinid, et nii nagu peab. Mulle tundus, et teises sõidus rada läks ikka päris karmiks siin. Osad teie klassi sõitjad tulid lausa maha. Kuidas sulle tundus? Mulle nii raske ei tundunud, et kui ikkagi oled hea rütmi peal ja oled natukene harjutanud neid sooni ja auke, siis on see täitsa sõidetav, et eks mõned aastad on juba selja taga ka ja kogemusi on, et siis tuleb neid kasutada. No sa siin tänasid fänne, kes siis raja ääres kaasa elasid ja ka boksis olid kuulda, et sul olid väiksed fännid, kes ütlesid, et Toi Kepa nüüd lõpuni, et ilmselt rahva toetus ka tänasel päeval väga palju aitas. Ja loomulikult, et rahvas on üks väga suur osa sellest kogu võistluste korraldamisest. Kui seda ei ole, siis kelle jaoks sa nagu sõidad, et kui raja ääres kaasa elatakse, siis on kohe endal tunne hea, ütleme natuke rohkem närvi ka, aga ikkagist päeva lõpuks, kui võidad, siis on võit magus. Igal juhul väga vägev ja palju õnne veel kord. Suur aitäh!